No nii, esimene öö on tehtud. Siin mõnusa puu all päike tõuseb. Väga okei oli, ei olnud üldse külm. Täiesti korralik. Mõnus tekk oli. Teeme kiired kohvid, enne kui peame siit tasuta parklast ära minema. Ja vaatame edasi. Aga vänn on küll hea, Anni-Maris. Mis sa arvad, kuidas öö oli? Väga hea oli magada. Enne kui kaugemale liikuma hakkame, tutvustame siinkohal meie matkaauto Clitust veidi lähemalt. Palun, Maris! Tere! Tulge kaasa. Kõigepealt näitan teile üldse, milline meie matkavänn välja näeb. Siin samas. Tadaa! See on Kleetus või Clitus on ta nimi. See on selline tore käsitsi värvitud vänn, kus on kõik õigeks matkaks vajalik olemas. Vaatame kõigepealt sisse poole. Siin veedan enamus aja mina. Väga mugav, selge ei jää üldse valusaks. Ruumi on jalgadel, ka mõnus. Poti saab siia panna. See on Gerdi droon. Tal on ka väga mugav. Siin on meil topsihoidikud, igasuguseid erinevaid space. Siia mahub panna kotid, väga palju ruumi mahub siia. Meie mõlema seljakotid on siia mahtunud. Siia saab vahepeal panna rahakotid, päikseprillid. Kõik vajalikud asjad. Siin peal on näiteks väga mugav vahepeal toetada mingist taldrikut, kui väga ilusas kohas sööd lõunat. See on tavaline, siin on meie autopaberid ja mingisugused muud load, mille vahepeal on olnud vaja. Siin on olemas igasugused juhtmed, muusikat kuulata, saab laadida asju, ma ei tea, mis nende nimed on, aga põhimõtteliselt kõik on olemas. Lähme edasi. See on meie mõnus kööginurk. Taaskord kõik vajalik on olemas, et saaks teha maitsvalt ja tervislikult süüa. Siin on väike kraanikauss. Natukene peab pumpama, et vesi kätte tuleks. Meil on võib-olla juba otsa korral, võib-olla väga palju ei tule siit vett. Praegu ma ei jaksa nii kaua pumbata. Ühesõnaga, see vahel tuleb kohe ja vahel peab veidikellene vaeva nägema. Aga sellepärast ongi hea, kui on enda vesi ka kohe võtta, kui väga suur janu on. Siin on väike külmik. Siia mahub põhimõtteliselt nädalavaru toitu tegelikult mahub. Praegu on see meil isegi tühjem, vahepeal on olnud päris täis. Siin on väike piim, muna, kõik asjad ja see töötab siis päiksepatareide abil. Samamoodi töötab see lamp päiksepatareide abil. Saab õhtul süüa teha mõnusalt valges. Saab suunata selle sisse poole ka. See on väga hea. Kuidas siis süüa teha? Söögi tegemise jaoks on olemas selline väike matkagaasipliit. Töötab propaaniga. Võin korra näidata, kuidas see välja näeb. Siin on põhimõtteliselt kaks potti võimalik korraga tulel hoida. Mida ma olen päris palju kasutanud. Siit miksilt ühendad selle. Natuke peab neid kruttima. Korralikult sisse läheks. Nii, siis siia otsa läheb gaas. Jääb siia rahulikult niimoodi. Siis on vaja kas tikke või välgumihlit, et siin panna see põlema. Ka väga lihtne, mugav ja põhimõtteliselt on võimalik ka see pliidi asjandus võtta siit ära ka ja tõsta kuskile maha või kus iganes, kus on vaja, aga tegelikult igal pool ei tohi tuld teha, nii et siin on ikkagi kõige kindlam. Siis siin on väiksed panipaigad. Siin on meil praegu prügikotid, kilekotid, käterätik. Siin on igasugused potid, pannid, tassid, kohvi. Lahutuv kohvi on matkal natuke mugavam. Soolpipar. Ja eilne õhtusöök. Ta saab veel uuesti süüa vajadusel. Siis siin on igasugused taldrikud, kausikesed väga mugavad. Joogiklaas. Ja siin on meil, kui on näha, meie puiained, sai, riis, pasta, igasugused sellised asjad mahuvad ilusti ära.
ja sellised põhivajalikud asjad ka, noad, kahvlid, erinevad köögitarbed. Nii, siin on väike ruum, lihtsalt lõigata midagi teha. Siin on veel 3 matkapooli meil, oli täiesti olemas, neid me oleme kasutanud. Mõnus lõkke ääres chillida. Siis on olemas pikendusjuhe ja meil on olemas ka elektriline soojendaja, mis on siin natukene praegu peidus, aga võib-olla siit vahest on näha. Ja seda saab nüüd kasutada siis, kui sa lähed tasulisse RV parki ja siis maksad selle eest, saad elektrit kasutada. Et jah, selleks on vaja ligipääsu elektrile. Aga kui see on, siis on väga mõnus. Saab kasutada seda soojendajat. Ei saa seda kätte. See on natuke nurga taga peidus. Põhimõtteliselt tead, kui öö on väga külm, siis on võimalik ka panna hiiter sisse. Ja siis master bedroom, praegu on see living room. Siin siis on põhimõtteliselt võimalik päeval chillida, kui on vihmane ilm, siis saab siin lauamänge mängida või kui on vaja tööd teha, saab läpakaga tööd laua ääres olla. Igal juhul ka väga mugav. Meie seda väga palju ei kasuta, sest et päeval oleme rohkem õues. Ei ole nii väga vihma all ka. Nii, aga proovime siis teha selle voodiks ära. Kõigepealt peab ära võtma selle lauaplaadi. Ei tea, kuidas see turu ära käib. Krottima või? Panen selle korraks õue, kuigi seda saab ka toetada esiistmine kord näiteks. Saab teha master bedroomi lahti. Aga see pole veel kõik. Selle saab korraks panna peale. See peab minema siia õige koha sisse. Siis on hästi. Nii, nüüd siit seest tuleb välja teine madratsitükk. See plaat ka. Nüüd saab panna paika madratsid. Ja siis ongi väga pehme, mugav, mõnus voodi olemas. Kus on väga mõnust, vaata. Nii, ja siia saab veel panna oma asju. Ja voodilinad on siin meil peidus all. Tulevad kaasa selle komplektiga. Vähemalt meil tulid, võib-olla vahel on vaja neid ekstra osta. Need on tekid padjad, mõnus. Kõik on olemas. Siin on meil veel väike põhimõtteliselt koht, kuhu panna asju. Veepudeleid, vetsupaberit, salatseid. Ja mis on veel hea on see, et saab kõik selle ruumi teha selliseks pimedaks ja privaatseks. Nii et igalt poolt on võimalik tõmmata ette kardinad, nii et keegi midagi sisse ei näe. Ja nii me siin matkame. Väga mõnus. Soovitan kõigile. Nii, me oleme siin Sausalitos endiselt. Lähme vaatame, kuna meil on plaan külastada päris mitut rahvusparki, siis me proovime osta siit selle America the Beautiful aastase passi, millega saab siis... Meie mõtlesime, et jääme pikemaks. Millega saab odavamalt kokkuvõttes, kui külastad vähemalt 4 parki, nii et mõistlik. Ei pea igal pool nagu tasu maksma. Ja. Siit meile öeldi, et passi ei ole praegu anda, neil oli ainult handicap ja senior pass. Aga me saame nüüd vaadata ringi siin muuseumis tasuta. See on hüdrauliline. Kogu selle San Francisco ja ümbritseva Bay Area hüdrauliline veemudel, ehk siis näitab, kuidas vesi tuleb lahte sisse, kuidas ta välja läheb ja mis seda mõjutab. Väidetavalt ainulaadne maailmas ja pidi olema päris suur. Terve suur hangaar on seda täis, seda mudelit. Imiteerib vee liikumist lahtedes ja vaatame, kus see Golden Gate on siis.
kihutame edasi, vaatame, kas saame kuskilt tee pealt veel selle Muiri metsadest äkki ära osta selle passi, kuna meil sinna niikuinii asja on. Aga juba hoiatati, et parkimisega ilmselt on probleeme, palju rahvastest. Eks paistab. Jah, see Muir Woods tundub on nii populaarne koht, et sinna niisama ei saagi sõita. Peab kõigepealt reserveerima endale parkla koha. Me saime ühe koha 3 tunni pärast. Me teeme aega parajaks, lähme kuskile Muir Beachile, kus jah, saame väikse lõunapausi võib-olla teha oma tatartkeet, mis me Eestist kaasa võtsime. Läheb, Maris. Riis alla, sina peal. Aga kuskile peab selle riisi ju. Ülejäänud riisi jätmine kuni. Ilus toit ka. Siiani on õnnestunud väga tervislik ka olla. Oleme rohkem brokolit vist söönud kui kodus. Tuleb nii välja, jah? Praegu on meil riisi kanaroog kurgiga ja Thousand Islands kastega. Jõudsime Muir Woodsi. Vaatame, ostame rahvuspargi pileti ära. Aastane pilet. Ma igal juhul siin poole peal Columbus läks Ameerikasse. Jah. 4 inimest vist vaja tõmbelt kinni hoida. Või noh, selle ajal vist rohkem. Rühime siit mäest üles. Värskel õhul ja värskel õhul on ikka vahe küll. Nii puhast õhku ja loodust pole ammu kohanud. See oli täpselt see, mida vaja. Telefonilevi ei ole ja metsloomi näeb ka. Muir Woods on üks väike osa Redwoods metsadest, mida tasub kindlasti siin kandis külastada.
kuskil 1,5 tundi on veel jäänud ühe matka koha juurde, kus me võib-olla ööbime. Vaatame üle, kas sobib, seal peab ilmselt maksma midagi. Aga väga kaunis on siin. Jõudsime öösel teise campsite'i ja toit tuleb soojaks teha. See oli siis selline campsite, kus öised tulijad panevad ise raha ümbriku ja info panevad postkasti sisse ja hommikul siis tuleb korra läbi minna. Aga saime põhimõtteliselt telgi koha. Päris RV kohta pole vaja võtta, see on liiga kallis, meil voolu pole vaja ega midagi. Teeme vist pigem pannil ikka soojas, mitte potti vist kõrbad põhja või? Teeme pannil soojaks, jah. Vihmane hommik. Täitsa lõpp, noh. Mis asja, me oleme nii palju head ilma saanud. Kõik päevad pole tõesti vendad. Minema välja ja hakkava kohvi tegema. Tule lebo ära siit selle lina pealt, seda voodid. Hea mugavustega WC ja duširuum. Käisime eile siin pesemas, täitsa soe vesi oli ja otsa ei lõppenud ja hea oli. Normaalne. Teega ju. Oi, sellega ei saa ära harjuda, kogu aeg ei saa pesta. Aga praegu on fresh. Kasutame ära. Tuleb kohvi teha. Üks autos elamise eeliseid on see, et saad rohkem loodusega üheks. Kui muidu paged tõenäoliselt vihma eest hotellituppa või kohvikusse, siis keset metsikut loodust ei jää muud üle kui soojad riided selga panna ja vihmasabinat nautida. Nagu öeldakse, pole olemas halba ilma, on vaid sobimatu riietus. Vihmane päev, sõidame mööda rannikut edasi ülespoole või põhja poole. Ja otsime uusi vaatamisväärsusi, aga jah, selline hall on täna. Nii et peab veidikene valima, et mis kohtadest peatuda. Aga õnneks eile saime ikka väga ilusa ilma ja pole hullu, kui vahepeal veits vihmaga tuleb. California lääneranniku vihmase ilmaga avastamine annab eriti hästi edasi looduse suurejoonelisust ja võimsust. Massiivsed kaljunukid vahuste laineharjade vahel, hiiglaslikud puudealleed ja kännulised teed. Täitsa mõnus on autoga pikki vahemaid läbida ja samaaegselt elu üle järele mõelda. Eks kipub ju olema, et kodus tempoka igapäevaelu kõrvalt pole väga tihti aega tundideks mõttesse vajuda ja sügavamatesse südamesoppidesse jõuda. Võib öelda, et taoline reis mõjub täitsa teraapiliselt ja korrastab nii mõnegi mõttepuntra.
jälle metsiku vaatega lõunapunkt. Väike ise tehtud vihmakatus. Lained möllavad. See rannik on ikka kõik selline, kalju teravikud on üleval igal pool. See on päris ikka põnev. Väga ilusad teed sõitmiseks, aga samas hästi käänulised, päris kitsas on selle autoga sõita. Surfareid ei näe praegu, neil oleks siin siuke lust ja lillepidu. Laepilt. No nii, Maris, kus me oleme? Äkki peatus? Me oleme mingi laguneva kaljunuki peal. Keset tundub nagu ürgmets. Väike jalasirrutus ja värske õhk. Tõesti on värske õhk. Väga käänuline on siin, aga väga ilus, super ilus. Jõudsime oma, mis meil on, kolmas vänni öö peatumispaika. Tundub ülikorralik, siuke restop tasuta, väga head facility, korralikud WC-d, palju ruumi, peaks olema väga vinge. Ei pea seekord raha raiskama kämpingu jaoks. On kahju, et me neid krõpse sõime. Kõht pole üldse tühi. Confessions. We ate chips.